No nii, aitäh selle sõnajärje eest sulle, mul on väga hea meel ja väga mõnus siin tooli peal täna istuda, sest sellest on ikkagi nii palju aega möödas. Aga sina, Lisett, oled Noorteakna kuulajatele, vaatajatele vahepeal nii tuttavaks saanud, sellepärast et sa oled ikkagi pikalt seda minu kohta siin soojendanud, et võib-olla me räägime natuke ka sinust, sest ega me sinust ju väga palju täna ikkagi ei tea, et võib-olla alustakski sellest, et kes on Lisett Liiv, millega ta tegeleb, mida ta õpib, mis ta vabal ajal teeb, kus ta käib? Jaa, see oli väga hea no pressure question kohe siia algusesse, et kes ma olen. Ma nagu, jah, kindlasti ma saan neid rolle välja tuua, on ju, et kes ma olen õde, ma olen kommunikatsiooni ja ajakirjanduse tudeng, on ju, ma olen kõike seda veel, on ju, aga aus vastus on see, et ma nagu viimasel ajal eriti palju mõtlen sellele küsimusele, ega ma ei oska väga vastata ja võib-olla see ongi märk sellest, et mingi areng ei ole otsa lõppenud, et võib-olla see nagu iseloomustav sõna, mis ma tunnen nagu, et ma suudan ise ka vastu võtta enda kohta, ongi see, et ma olen selline arengujanuline tüdruk olnud kogu aeg ja siiamaani, et Lisett Liiv ongi siis selline areneja, ma ei tea. No siit on väga hea edasi minna, su silmad säravad väga palju ja enne kui ma siia ruumi astusin, ma nägin ka seda nagu kuidagi nagu väga sellist energilist ja säravust, et mis paneb sul üldse silmad särama ja kus sa saad seda motivatsiooni tegutsemiseks? No viimasel ajal ma olen uued silmatilgad endale soetanud, et võib-olla see natukene annab ka juurde ja noh, muidugi seda võib võtta vaata sellise metafoorina ka seda on ju silmade säramist, et kindlasti on väga palju asju, mis mul südant soojendavad ja panevad silmi särama, nagu mulle hullult meeldivad heatahtlikud inimesed ja siirad inimesed, kui inimesed päriselt huvituvad teistest ja maailmast, et mulle nagu hullult meeldib see. Mulle meeldib, kui inimesed ei tunne liiga palju pinget mingite sotsiaalsete ootuste pärast on ju vestlustest, millega mina samamoodi olen nagu vaeva näinud, et seda mitte teha on ju ja ikka libisen vahepeal tagasi on ju, et sa oled mingi sotsiaalse maski taga ja siis enne rääkisime ka, et ma ei tea, kaamera käib on ju, oled podcastis, kuidas ma olen, kuidas keegi vaatab on ju, aga et mul paneb ikka silma särama, kui nagu keegi on suutnud sellest lahti lasta, et ta tunneb ennast nii vabalt ja mõnusalt. Aga just viimasel ajal ma olen hästi palju mõelnud sellistele asjadele, mis mul reaalselt nagu füüsilises kehas tekitavad selle soodumuse, et mul silm särab ja mul on motivatsiooni. Et see ongi see, kui mul on tasakaal ja kontroll enda elus, et ma ei mõtle, et ma pean kontrolli omama kõige üle, mis juhtub, et loomulikult tuleb ju ootamatus elus on ju, aga pigem just see nagu tasakaal, et mul asjad jooksevad, et mul on piisavalt liikumist, mul on piisavalt mõnus selline sümbioos nagu eraelu, kooli ja töö vahel on ju, et siis kui sul on need põhivajadused täidetud, siis sul juba eos tekib nagu selline hea platvorm, kust nagu edasi minna niisuguse sära silmaga. Ja no sa vaata mainisid, et head ja soojad inimesed, no kellele meist ei meeldiks siirad inimesed, kes on meie sellise maailmavaatega, meie kuidagi meie oma inimesed, ja kindlasti ka see maski osa, et mida mina ka vahepeal tunnen, et ma kannangi mingit maski, mille nagu väljaspoolt ma näengi välja nagu see, aga sisemiselt ma olen tegelikult keegi teine ja sisemiselt võib-olla on vahepeal rohkem halbu päevi, kui nagu ma neid välja näitan või midagi sellist, et see sotsiaalne mask on ka hästi oluline tegelikult täna meie ühiskonnas. Aga sa juba mainisid ka eelnevalt, et sa oled ajakirjanduse ja kommunikatsiooni tudeng, et võib-olla sa räägid, kuidas sa üldse jõudsid ajakirjandust õppima? Jaa, nüüd ma pean ikkagi ennast ka parandama, et nüüd ma olen juba siin teise aastaga jõudnud sinna, et ma olen sügavamalt ikkagi kommunikatsioonitudeng ja eks mul ikka on mingisuguseid ajakirjanduslikke aineid, sest et need mõlemad erialad on nagu põimunud omavahel, aga ma tõesti alustasin sellest, et ma läksin nagu mõlemat õppima ja küsimus oli, kuidas ma sinna jõudsin ja suht lambist nagu, et peale gümnaasiumit ma olin üliväsinud õppimisest, ma pidin ka tööd tegema kooli kõrvalt, tahtsin nagu mõlemat ja see lihtsalt see väsimus, mis oli nagu õppimisest ja nagu teatud selline, muidu mulle selles mõttes koolis meeldis ja nagu õpetajad tegid, mis nad said,
aga nagu ikkagi väike pettumus oli selle üle, et mõned asjad olid nagu, noh, eriti kui sa teed palju asju kooli kõrvalt, et siis kui mõned lihtsad asjad koolis on tehtud lihtsalt keeruliseks, sest et nagu, noh, me oleme kooli, siin peab õppima, siis see nagu natuke ajas selle isu äraõppimise vastu, aga kuidagi läbi mingite vestluste, kuidagi poole suve peal, just oli vaata koroona, mingi pandeemia alganud, on ju, et siis kuidagi poole suve peal vestlustest oma sõpradega, oma kaaslasega, ma jõudsin sinna, et okei, kui ma midagi tahaks õppida, siis see oleks see. Ja ma lihtsalt viimasel hetkel taotlesin ja sattusingi sinna ja ma ei olnud isegi selle hetkeni veel kindel, et ma lähen seda õppima ja noh, kuhugi mujale ei kandideerinud, kui ma sain sisseastumisvestlusel ja muidu, noh, ma ei ole kunagi ennast läbi hinnete, läbi punktide defineerinud, ma siiamaani ei saa mingisuguseid A+ tulemusi kuskil on ja, aga tookord ma sain sisseastumisvestlusel 100 punkti ja siis ma mõtlesin, et okei, sa nagu veensid, noh, et ma olen suht siiras inimene, et ma ei saanud seal valetada, et ju siis sa ikkagi väga tahad seda õppima minna, kui sa, noh, et ma veensin iseennast ka ära nagu ja siis ma jõudsingi sinna. Aga võib-olla teeme kuulajale ka kiiresti selgeks, et mis on kommunikatsiooni ja ajakirjanduse sellise nagu vahe, et sa mainisid, et sa läksid mõlemat alguses õppima, aga nüüd sa oled pigem juba seal kommunikatsiooni poole peal, et paari sõnaga. No seal on ikkagi suur vahe, aga nad teevad väga palju koostööd, kommunikatsioonijuhid ja ajakirjanikud, et sihuke hea, hästi lihtne näide on see näiteks, et kui sa oled kommunikatsioonijuht mõnes ettevõttes, on ju, noh, nõustad, jälgid ühiskonnas, mis hetkel toimub, kuidas seda ettevõtte väärtustega siduda, on ju, mis on targad lükked hetkel, on ju, kommunikatsiooni mõttes, et siis võib-olla ongi see, et noh, kui kommunikatsioonijuht saadab näiteks ettevõtte nimel pressiteateid välja, on ju, et siis ajakirjanik on see, kes võtab selle vastu ja kui ta näeb selle uudisväärtust, siis kirjutab sellest uudise, on ju, et seal on nagu selline näiteks koostöö, on ju, aga selles mõttes mõlemad ikkagi on noh, sellised tööd, kus sul peab olema hea pingetaluvus ja huvi maailmas toimuva vastu igal juhul. Et ma ei tea, ma avaks võib-olla nii palju, et kui kellelgi väga selline sügav erialane huvi, et siis internet on infot täis. No ütle siis meile, et kas sina näed ennast tulevikus siis kommunikatsiooni alal töötamise või hoopis ajakirjanikuna? Miks mitte mõlemat natukene, et ajakirjanduses mulle pigem meeldivad sellised uuriva ajakirjanduse story'd rohkem, et sellised, kus saab sügavuti minna, uurida, pikalt intervjueerida ja kommunikatsiooni juures mul on lihtsalt see laia haardelisus, mis tõmbas mind rohkem, noh, kommunikatsioonijuhid kahjuks või õnneks on väga sellised hundkriimselmad ka, et teevad ka nagu sellist natukene digiturunduse suunda ja no kõike seda meediaga seonduvad ka, et kuidas see kõik siduda ja siis luua mingit reaalset väärtust ka veel, et kas või ma ei tea, 14 pole okei, see artikkel tuli kunagi välja, ma ei mäleta nüüd, mis väljaandest oli äkki, Ekspressis. Jah, Eesti Ekspressis. Ja see story, et oli nagu vanem meesterahvas ja siis väga noor tüdruk on ja see oli ka selline kommunikatsioonitöö tegelikult, mis oli lavastatud ja lõpuks viis nagu seaduse muudatuseni, et nagu selliseid asju oleks hullult lahe teha. Need on muidugi pärlid selles töös on ju, mis vahepeal välja tulevad, aga jah. No ikka päris põnev tundub, äkki peaks ka mõtlema selle peale, et tead niimoodi minna, aga tead, ma olen siin natuke ka uurimustööd teinud ja ma olen välja nuhkinud oma kavalate silmade ja nina ja suuga ja kõrvadega, et sa tegeled ka õhtujuhtimisega. Räägi, kuidas sa selleni jõudsid ja miks sa seda täna teed? Jaa, tõesti peab seda hetkel kavalate silmadega tegema, sest et mul ei ole väga suurt jälgijaskonda kuskil meedias või liiga palju infot üleval, aga natukene on küll. Kuidas ma selleni jõudsin, oli läbi tegelikult noortekeskuse, kui ma olin 14-aastane, et siit samas, kus me seda salvestame, siin hoovis oli üks festival ja ma ei mäleta, kes see noorsootöötajatest oli, kes mind lavale lükkas ja ma ei mäleta üldse, kuidas see nagu sattus nii, et ma seda tegin, sest ma olen üliarg laps olnud tegelikult. Ja alles, noh, ma olen nagu meeletult tänulik noorsootöökeskusele, et mul on lihtsalt enamus asju, mis ma olen saavutanud elus, mille üle ma uhkust tunnen ja mingid oskused, mis ma olen omandanud või iseloomuomadused on tulnud tänu noortekeskusele, et kaasa arvatud siis see
õhtujuhtimine, mille nüüd ma olen saanud nagu noh, enda tööks tekitada, et ma teenin selle eest leiba, on ju. Et niimoodi ma sinna sattusin ja siis kuidagi noh, nagu ma ütlesin, praegu ka väga ei ole reklaaminud ennast, nüüd tuleb seda rohkem teha, et koguda endale ikkagi tutvusi ka veel juurde, aga muidu käiski see tutvuste kaudu, et olin kuskil näiteks Tartuse päeval festivalidel, siis olin mitmel järjestikusel aastal ja siis sealt tulid mingid kutsed, üks naine isegi kutsus mind, noh siis ma olin ikka noor, kutsus mind enda pulmaemaks, nagu see lõpuks jäi katki, aga noh, põhimõtteliselt tulid sellised kutsed ka, on ju, erinevad mingisugused no spordiüritused, noh, mis iganes, mingid gaalad, asjad tulid nagu, igal aastal olid mingid üritused ja siis vahepeal tuli mingi muu elu vahele ja nüüd tegelikult ma olengi jätnud enda nagu varasema töö nagu sinna paika ja siis üritan seda asja ajada, et suvel ongi tulemas mõned pulmad ja loodetavasti mõned teised üritused ka. Oh, kui äge, nagu pulmasist juhtida õhtut, see kõlab nii ägedalt, oh my god, valge ja siis mingid sätend, okei, mulle juba mõte täitsa hakkas jooksu sinna. See väga huvitav, sest et ma üldse ei tahtnud tegelikult pulma alguses teha ja need neiud, kes mulle kirjutasid ka, ega ma ütlesin neile, et ma ei ole teinud veel pulmi, et noh, õhtujuht ja pulmaema on suht erinevad rollid tegelikult sisuliselt, et ma ütlesin ka, et kui te tahate endale pulma õhtujuhti, siis ma võin tulla, et seal on nagu väikesed sisulised erinevused, aga nii tore on olnud nagu planeerida ja paika panna ja noh, ma ikkagi ka üritan valida selliseid inimesi endaga koos töötama, kellega mul tekib usaldus ja see vibe nagu, et kui ma juba tean, et kuule, see üritus ei ole see, kuhu mind on vaja, et siin on kedagi teist vaja, et siis ma ütlen selle ausalt välja ka, et nagu tõmmata enda juurde ikkagi neid, mis täpselt nagu sobivad. Mis on sinu vibe'iga ja mis on nagu sinu see, aga räägi, mis sulle nagu meeldib selle juures või mis on see, mis paneb sind ikka ja jälle nagu minema ja mõtlema selle peale ja neid väljakutseid vastu võtma, nagu sa ütlesid, et alguses sa ei planeerinud pulmasid teha, aga nüüd sul on juba tulemas mõni pulm, kus sa juhid seda õhtut, et mis sulle selle juures kõige rohkem meeldib? No võib-olla esimene asi, mis mulle tuleb pähe, on kontrast nagu minu eelmise töö vahel ja selle töö vahel, et muidu ma töötasin IT-alal projektijuhina, et siis see, kui ma saan nüüd käia näiteks nädalavahetusel mõnel üritusel ja lobiseda, see on nüüd väga nagu lihtsustatud öeldes on ju, siis noh, see sisuline erinevus ja see loominguline pool oli mõlemas nagu olemas, aga ka see õhtu juhtimine, noh, midagi südamelähedast, midagi nostalgilist, vaata, et mulle hullult meeldib see, kui ma suudangi tekitada selle vibe'i, mida ma ise tahaks kuskil üritusel, et õhtujuhtidel on nii tugev võim tegelikult selle tunde üle, millega inimesed sealt õhtult tegelikult lõpuks ära lähevad ja siis sageli ei jää meelde, mida sa seal laval nagu ütlesid, aga kui midagi nagu, kui vibe oli imelik, siis see jääb küll meelde, on ju. Et see mulle seal meeldib ja see nagu terve päeva õhin ja see, kuidas nagu, kui tulevad mingid improviseerimisülesanded juurde ja kuidas ma saan nagu iseennast arendada läbi selle, et miks ma üldse läksin seda suunda, oli see, et ma märkasin, kui ma hakkasin seda esimest korda tegema, et pinge olukorras, noh, siuke positiivne närvikõdi tuleb meil tihti igal pool ette, minul ka, aga et nendel hetkedel, kus ma läksin närvi, siis ma hakkasin rohkem rääkima, et see tuleb nagu sellel tööl ülikasuks ja siis ma nägin seal potentsiaali ja ma mõtlesin, et kui ma nüüd arendaks, siis sellest võib midagi väga lahedat tulla. No ja tegelikult on ju selle kõige juures ka see, et ainukesena tead sina kava, sina tead, mida sa oled planeerinud rääkida, mis on need punktid, on ju, ja kui sul läheb nagu sassi või sa mõtled, räägid natuke midagi muud, siis keegi ei tea, et see läks nii, on ju. Et ma olen vabatahtlik ühel tantsufestivalil ja seal ka nagu tantsijatele ma alati enne uksest sisse minekut ütlen, et ma olen nagu stage manager tavaliselt, siis ma ütlen ka nagu, et jätke meelde, et ainult teie teate, milline teie kava on ja kui läheb sassi, siis ära jää lihtsalt nagu mis ma nüüd teen, vaid lihtsalt mine edasi, tee soolot, võib-olla ongi need kohtunikud arvavad, oh my god, ta teeb soolot, nii äge, on ju. Et õhtu juhtimise puhul ilmselt ka, on ju, et kui sul läheb sassi, siis ainult sina tegelikult nagu tead. Jaa, see on üks kõige parem salatrump üldse, ükskõik mis esinemisele, just nagu sa ütlesid, tantsunäide, ma ei tea, koolis mingid slaidi esitlused, mis iganes, et kõige suurem trump ongi nendel esinejatel, kes mõjuvad loomulikult ja naturaalselt ja lahedalt, ongi see, et nad ei karda eksida või kui nad eksivad, siis nad räägivad sellest, et nad ei ürita seda ära lappida kuidagi,
midagi või nagu libisevad sellest üle, on ju, aga seal on nii lihtne reegel tegelikult, on ju, et keegi ju ei tea sinu kava nagu peale sinu, et jah. Jaa, aga kui me oleme siin rääkinud hästi palju nagu seda ilusat, on ju, et kui äge see on ja kui vinge see on, aga et kas on ka midagi rasket või kas on midagi, mis vahepeal tekitab tunde, et no pigem ei tahaks enam seda teha? No midagi sisulist rasket, selles mõttes ikka on, kui sa teed mingi 3 päeva festivali kuskil ja räägid ja sellised nagu füüsilist raskust liiga palju seal ei ole, aga häälamist ikka lõpus pärast. Ja et see on raske, muidugi vahepeal on mõne mahukama ürituse suhtes on raskem ettevalmistus, on ju mahukam, aga minu jaoks kõige raskem selle töö juures on see, et nagu kui ma ei täida enda eesmärki, mis ma olen endale seadnud nagu, et lihtne on öelda, on ju, et ma kõigile tavaliselt, ma olen see kõige suurem lohutaja, kes on tavaliselt ei, et pane edasi, sa saad hakkama, eksimine on okei, aga kui ise eksid, on ju, siis on siuke, et oleks võinud teistmoodi minna ja ma ei sea isegi endale mingeid meeletuid eesmärke, ma lihtsalt, see põhiline eesmärk on alati see siuke cringe'i-vaba vibe ja selline nagu see, et ma ei laseks välisest ennast mõjutada jumala eest nagu, et sest alati on kedagi, kes hindab sind, on ju, kellele see ei meeldi ja see on jumala okei, et ma ei laseks sellel ennast mõjutada, kui ma olen laval, et see on nagu kõige raskem osa minu meelest. Ja see jah, mõjutatavus ja kõik see, aga nagu sa tõidki välja, siis tegelikult rohkem on ikkagi nagu seda positiivsust ja kõike nagu seda ja nagu see võib-olla raskus on ka nagu see, et vahepeal on just nagu kuidagi see raskus mõjub ka nagu positiivselt, et kui sa nagu teed ära, nagu sa mainisid seda eesmärkide seadmist, on ju, mina ei suuda tänase päevani oma podcastide episoode mitte kunagi järgi kuulata. Ma suudan kuulata võib-olla esimesed 5 minutit või siis ma kerin täiesti lõppu. Ma ei suuda, sest minu jaoks ma teen kõik asjad valesti. Minu arust on nagu, näed, mina tean, mis mina nagu nii-öelda valesti tegin, aga teised ütlevad, et see on nii loomulik, et seal ei ole midagi valesti, aga mina tean, et mina ju tegin seal ja seal, ma ütlesin selle sõna valesti ja ma olin ju planeerinud öelda seal hoopis seda, et see nagu ise ongi nii-öelda kõige raskem olla, selline enda nagu positiivne tunnustaja, et teistele muidugi lihtne öelda, et lihtsalt sa teed nii hästi, jess, täiega äge, aga ise endale vaatad mingi, et ei, miks ma pidin nii tegema, et mul just oli üks podcast ka, mida ma salvestasin ja siis seal lõpus ma jooksin nagu nii kokku ja siis ma ütlesin ja ilusat päeva ja siis ma ise nagu olen nii kuri enda peale nagu pärast seda nagu episoodi salvestamist, aga kõik teised on mingi, ei, see on nii naljakas. Ja tegelikult on ju suva, vaata, kui sa mitme kuu pärast mõtled järgi sellele, siis see oli mingi koht, see on väga hea, mida sa ütlesid, see on ka kuld, et need hetked on kõige suuremad õpetajad, et kui sa, et muuda see siuke paha tunne siis millekski õpetlikuks enda sees nagu, et okei, nagu kas ma nüüd nutan siin selle üle või ma mõtlen, et kuidas ma järgmine kord paremini teen, et see on nagu nii lihtne siuke muudatus mõttemaailmas, mis kannab vilja hiljem megalt nagu. Ja samas vaata on hästi lihtne neid asju ka nagu, see võtagi naljaks endale või nagu mina teen nalja selle üle, et ma nüüd tegingi seal nalja, et nüüd seda episoodi ei tohi kuulata öösel, et seda tohib kuulata ainult päeval, sest mina ütlen ilusat päeva seal lõpus, on ju. Aga et muudad ka need enda jaoks nagu naljaks ja saad aru, et see on tegelikult nagu chill ja see on nagu inimesed arvavad, et see on loomulik, et selles suhtes on see kuidagi neid raskusi võimalik on ju ka nagu muuta. Ja ma selle peale tulebki meelde üks üritus, kus ma alati, kui ma võtan ingliskeelse ürituse vastu, siis ma mõtlen, miks ma seda tegin, ma nii kardan inglise keeles rääkida, mul mingil hetkel tuli mingi plokk ette kuidagi, kui mu ümber tekkis inimesi, kes oskavad räigelt hästi inglise keeles rääkida ja siis ma olin seal, see oli mingi noorte orienteerumisüritus ja ma mõtlesin, et nagu siin on noored inimesed, ega nad on üle terve maailma tulnud kokku, kas nad räägivad perfektselt inglise keelt või loomulikult mitte, et kui sa eksid laval, see on igati loomulik, et nagu seda mõttetööd, et veenda ennast ja mõelda läbi, tuleb ikka päris palju teha. Oleneb, kus kohas sa enda nagu enesekindlusega oled, on ju, et aga ja see toimib. Jaa. Kui äge, nagu nii palju huvitavaid mõtteid, kuidagi pea juba jookseb edasi, tahaks nagu veel ja veel rääkida, aga siit on tegelikult hästi hea nagu seda siduda, et sa rääkisid sellest juhtimisest ja see tegelikult on natukene nagu podcasti juhtimine, on ju, et sa ikkagi valmistad selle ette, sa pead seda juhtima, sa annad sõna teistele ja sa ei lase ennast samal ajal välisest mõjutada, on ju, ja siit ongi võib-olla hea liikuda edasi selleni, et
sina oled olnud meil viimased kuud Noorteakna saatejuht ja võib-olla ma küsikski hoopis siis niipidi, et kuidas sa üldse jõudsid siia? No ise surusin, ma nägin, tegelikult mul oli natuke rohkem vaba aega käes, ma just tulin selle eelmiselt töölt ära ja ma mõtlesin, et tahaks nagu kuidagi noortega seoses tegeleda rohkem, et kuidagi juurde tagasi või nagu selline hetk oli ja siis ma nägingi seda postitust tuli nagu mingi, ma muidu eriti ei usu mingit nagu mingitesse märkidesse või näiteks horoskoopi on ju, aga noh, järjest tuli nagu mingid märke nagu siis ma mõtlesin, okei, ma kirjutan, et äkki minust oleks abis, ma nägin, et otsite asendussaatejuhti, et noh, mis mul nagu, see ei võta tüki küljest ära, kui ma käin mõnikord siin nagu jutustamas on ju, et jah, niimoodi sattusingi, lihtsalt kirjutasin. Ja see on tegelikult nii äge, sellepärast, et sa mainisid, et tulla nagu juurde tagasi, et Noortekeskus on see sinu alus olnud, sest tegelikult on ka minu alus olnud Noortekeskus, kui mina olin 12, siis mina alustasin ka Noortekeskuses või noh, sellega seonduvalt kuidagi käimist ja tänaseks ma olen jõudnud nagu nii kaugele, mis on nagu vau, lihtsalt, et kaks nagu täiesti tegelikult erinevat, aga samas nii sarnast inimest istuvad praegu siin nagu mikrofoni taga, et see on nii äge. Aga räägi, sa ütlesid, et mis see siis tüki küljest võtab, on ju, paar korda siin käia jutustada, on ju, natukene läks pikemalt, okei, pole hullu, on ju, aga mis see kogemus sulle andnud on nii nagu positiivses kui ka võib-olla sellises nagu õpetlikus võtmes? No see pani mitu tükki juurde, selliseid, mida ma ei osanud arvatagi. Kogemus, noh see, et sa näed, vaata sa ütlesid, et sa ei taha eriti vaadata seda järgi, mina ka mitte, aga selle puhul ma tegin seda, sest podcast on nagu mulle väga uus asi ja see, et sul tekib võimalus vaadata, kuidas sa käitud ja kuidas sa räägid ja kuidas sa vastad inimesele, kellega sa vestled ja kuidas sa lood seda väärtust ja vestlusesse ja reaalselt analüüsida, et kuidas järgmine kord paremini, mitte üle mõelda ja mitte nagu piitsutada ennast mingite suvakate vigade pärast, aga just see materjal, et nagu õppida, et seda on meeletult olnud ja et ma ikkagi ka, ma ütlesin alguses, mul paneb silma särama, kui inimesed tunnevad ennast vabalt, on ju, aga ma tundsin podcasti tehes, et ma kuidagi mõtlen nagu enda kõikide nende sotsiaalsete maskide peale, kes võivad seda näha ja kas see läheb kokku ja ka kui mu kliendid seda näevad, kas tahavad mind tellida, nagu noh, kõik need mõtted tulevad nagu pähe, et ja lõpuks jõuad ikka sinna tagasi, et ära mõtle üle lihtsalt ja tee ja harjuta, nagu kõik tuleb harjutamisega, et jah, väga palju on andnud. Aga mis on olnud võib-olla selline kõige huvitavam või väljakutset pakkuvam asi näiteks podcasti salastamisel? Mõtlen, mitte et see mingi meeletult lihtne oleks olnud, ma mõtlen lihtsalt, et igas asjas on nagu midagi, et võib-olla see, kui sul on nagu, kas sa oled üle ette valmistanud või liiga vähe ette valmistanud, et kuidas siis hakkama saada intervjuu kestel, kuidas oleks ajataju, kuidas sa juhid neid küsimusi, mida sa jätad välja, kui tekib mingi uus teema, kas sa lähed sellega edasi, et ikkagi ongi see intervjueerimisoskus, mis mul varem oli nagu olemas see algus, aga see on lihtsalt, see on olnud see magus väljakutse, kus ma olen, nagu ma tunnen, et ma olen arenenud ka, et see on väga lahe kogemus. Aga sa räägid, et sa oled arenenud ja sa oled kuidagi võib-olla natuke vabamaks muutnud ja nüüd on podcast juba sinu nagu elu selline natuke nagu loomulik osa, ma arvan, on ju. Et kui palju see tegelikult on selline huvitav küsimus, et nüüd, kui sa ise astusid siia podcasti selle mikrofoni taha, kui palju sa tänaseks podcasti kuulad või üldse neid jälgid? Natukene ikka jälgin. Ma olen kuidagi tüke vanaema veits nagu, et ma olen ikka enda Facebooki ja enda YouTube'i juures ja ma kuidagi sealt nagu vaatan neid. Mulle hullult meeldib see vorb, aga mulle meeldib vaadata ka samal ajal seda pilti. Et siis ma YouTube'is ikka olen vaadanud ja kuulanud, aga ma ei oskaks sulle mingit nime välja tuua, sest mul ei ole sellist järjepidevat, mida ma kuulan ja pidevalt jälgin nagu. Et jah, olen rohkem hakanud märkama ka nagu seda, et tehakse podcasti ja absoluutselt kõik tahavad podcasti teha tänapäeval ja olen nagu leidnud Eesti maastikult ka mingid lahedaid näiteid, kes loovad nagu lahedaid sisu, et jah, see on kindlasti mu silme avanud podcasti suhtes. Ja see on tegelikult hästi huvitav formaat, seda saab igalt moodi teha. Mine kas või teegi podcast, kus sa lihtsalt lamad seal voodis ja siis samal ajal räägid, et see kõik on nagu võimalik, aga
aga et natuke noorteaknast veel, et millised on sinu tulevikuplaanid nüüd edasiseks, et sa andsid nagu järje mulle üle, aga kas sind on ka võimalik ikkagi noorteakna podcastiga seotult näha kuskil, kas siis kaamera taga või kaamera ees, et millised on sinu tulevikuplaanid nii siis teistmoodi kui ka noorteaknaga seoses? Teistmoodi poolt ma ise ka veel mõtlen, need nagu pidevalt on muutuses ja ma arvan, et see on okei ka, et igasuguseid põnevaid väljakutseid tuleb vahepeal vahele. Aga noorteaknaga seoses ma loodan küll, et ma kuidagi olen veel seotud nii palju, kui ma saan ja et kutsute tagasi kas siis kaamera taha või ette. Et ma loodan küll abiks olla nii palju kui võimalik, aga jah, selle piduliku järje ma annan ikkagi rohkem sinu kanda, et ma võin sul tulla sinuga jutustama siia, kui sa mult küsimusi küsid. Jaa, sobib, ma võin sinuga ka täiega jutustada, aga võib-olla enne lõpetust veel, et sina hüppasid pea eest tegelikult siia podcasti maailma on ju vette, sa nägid neid märke, on ju, tulid märgid, sa ütlesid, et sa ei usu, aga no järelikult siis ikkagi oli nagu sinu teema, et mida sa soovitaksid ka nendele noortele, kes tahaksid ka podcasti juhtida ja võib-olla kes ka tunnevad, et nad ei ole selles teemas küll nii palju sees, aga nad ikkagi tahaksid? Võib-olla seda, et mõelda, ma tahaks nagu 2 erinevat suunda minna, kui ma annan neid soovitusi, et ühelt poolt ma tahaks öelda, et suva, mis keegi ütleb, pane lihtsalt, hakka ennast salvestama, harjuta, mine edasi. Teiselt poolt ma tahaks öelda ka seda, et kuna ma näen, kui palju sisu luuakse ja kui sa tahad reaalselt sellega kuhugi jõuda, et siis mõtle läbi, miks sa seda teed, mis motivatsioonil sa seda teed. Seesama pinge ja sotsiaalne mask, et mõtle, kas sa teed seda, tahad seda teha, sellepärast kõik teevad, et mis motivatsioonil, kas sa tahad kuulsust koguda, kas sa, need kõik on okeid, kas sa tahad hakata sellega raha tegema, kas sa, see on okei, aga mõtle endaks jaoks läbi ja nagu sätesta eesmärgid ja siis seda tahaks ka soovitada, et kui sa siis lõpuks need eesmärgid sead, et sellest hetkest ära enam üle mõtle, et mina leian, et ei ole mõtet salvestada nagu mingi terve aasta jagu osasid ette ja alles siis nagu analüüsida, et kuidas ikka läks ja siis panna üles, et ikkagi see surve, sotsiaalne surve võib ka hea olla, et kui sa näed seda tagasisidet, et siis treenida ennast seda positiivselt võtma ja arenema nagu. Ja siia saaks tegelikult ka lisada selle mõtte, mida mina ütlesin ka meie esimeses pooles, on ju, et mõtle välja, mis on see väärtus, on ju, nii ka sotsiaalmeedia kasutamise poole pealt, kui ka tegelikult selle nagu tegemise poole pealt, et mis on see väärtus, mida sa tahad edasi anda või mida sina tahad saada, on ju. Et kui me juba ainuüksi selle küsimuse esitame, siis me tegelikult nagu jõuame nii paljudesse huvitavatesse kohtadesse, aga tõesti see mõte, et nagu ühe hetkega nagu täiesti suva, nagu mida teised arvavad, aga samas see ei saa ka olla nagu nii suva, vaid sa pead ka natukene ikkagi mingid piirid on ju paika panema, midagi nagu seadma, et päris nagu mingid nagu lära leenu contenti teha ei saa, on ju, muidugi saab, aga lihtsalt see ongi see, et nagu, mis on mis siis see eesmärk on ja kas sa tahad, et see lendaks või see ei lendaks, on ju, või kui sa teed seda ainult sõprade jaoks, siis miks mitte, on ju, vaata, et ma olen väga nõus sul nende mõtetega, et see on väga-väga hea eesmärk ja alati, mis ma lisaksin juurde, et alati ole julge ja nagu, kui mina võtsin vastu oma teise podcast juhtimise pakkumise, siis ma kirjutasin ja siis, kui ma olin sõnum ära saanud, siis ma mõtlesin, mida ma just tegin, et nagu, kas ma ikka olen valmis selleks, aga siis see hakkas pihta ja siis ma sain tegelikult aru, et väga hästi, et mul on hea meel, et ma selle natuke nagu spontaanselt nagu esitasin, et ma ilma pikema jututa nii-öelda läksin peale sinna ja samamoodi ole julge peale hakka, et kirjuta ise kohtadesse, kui sa tunned, et sa nagu tahad, on ju, et selles suhtes selline julge peale hakkamine, aga võib-olla mida sa soovitaksid võib-olla nendele noortele, kes veel ei tea, mida oma tulevikuga edasi teha? Ma soovitaks jällegi mõelda korraks läbi, võtta aeg maha, mõelda läbi, kas sa oled selle pärast mures, et sa ei tea, mida tulevikuga edasi teha, kas sa ei ole selle pärast mures, mida sa teed, kui sa just ei mõtle selle peale, mis su eesmärgid elus on ju. Kas sa oled närvis selle üle, et sul on mingid eesmärgid paigas, aga sa ei tunne, et see on päris, need on sinu eesmärgid, sa tahad neid ümber seadistada, aga sa oled juba mingid teed läinud, on ju, et need nagu circumstances on ju, et need olukorrad on nii erinevad, kus sa võid olla sellega seoses, et kuldreegel on see, et see on täiesti okei, kui sa ei tea, mida sa enda tulevikuga peale hakkad, ka inimesed, kellel on juba paigas asjad, ei tea, mida
kardan, et tulevikuga peale hakkavad väga sageli. Et mõtlegi enda jaoks läbi, mis su see motivatsioon on. Väga okei on ka see, kui sul on mingi hetk selline aeg, kus sa natukene nagu vooladki ringi, on ju, vaatad nuusid. Aga mina enda kogemusest ütlen, et mingi eesmärk inimesel elus peab olema. Ma ei mõtle nüüd mingit suurt, mis see minu roll siin maailmas on, vaid ma mõtlen nagu kas või pisikesi eesmärke, et mis ma selle tänase päevaga tahan teha, mis ma tahan järgmise aastaga, et nagu mingi suund, kuhu poole tüürida, sest muidu ongi võib-olla see kontrollitunne kaob ära ja võib-olla võbeleb see tasakaal seal eraelu ja toitumise ja liikumise vahel ka, nagu et need kõik asjad on nii seotud oma vahel ja jällegi ma räägin enda kogemusest, et ma ei ütle, et see on mingi ülim teadus. Aga jaa, et mõtle läbi ja kui sa tunned, et see on selline koht, kus sa lihtsalt vajad rohkem aega, siis on okei, võtta aeg maha ja chilli nagu, et sa ei peagi mõtlema enda tervet elu välja. Väga head mõtted. Lõpetuseks on see suurepärane, et natukene nagu go with the flow on ju, aga samas jällegi pane mingid piirid paika. Ma ei tea, ma ei oskagi väga midagi muud öelda, mul oli väga tore sinuga salvestada, aitäh sulle nagu esimest korda me oleme nüüd siin laua taga koos. Ja, täpselt, et ainult natukene nagu Messengeris, et nagu näost näkku, mul oli väga tore, nagu väga-väga äge, et sa üldse jõudsid meieni, et sa võtsid selle väljakutse vastu, ma olen väga uhke su üle muideks, sest see on ikka nagu sa ütlesid, et sa ise tunned ka, et sa oled arenenud ja sa oled nagu näinud seda. Ja minul oli väga tore täna ja ma loodan, et meie kuulaja-vaataja sai ka natuke põnevat ja huvitavat nii meie kohta teada, kui ka teistel erinevatel teemadel, nii et aitäh! Ja aitäh sulle ka!